kõik te tiiati, mille jaoks me siia oleme tulnud. Jahirahu väljakuulutamine ja üks eriti põnev ja uhke asi on siin katte all. Aga tollest kõnelas äkki Tarmo juba esitäpsemalt. Ole hää! Tere tulemast Piri Jakupi talu maadele ja Noor Tamme metsa. Sai põhimõtteliselt unenäo nagu täitumine, see tegelikult unestuli see mõte, et miks mitte oleks tänusammas, mida ma ei tea, kas on olemas või ei ole, aga seda tegelikult vaja on, et muidu jahimehed endu mõtlevad nagu hinges seda, et peale jahti, et täname neid loomi ja kõike neid, aga tegelikult nagu materiaalset sammast nagu ei ole, et miks mitte. Et siis ütle sõnaga sai toodud koorem kive tuli hunnikusse ja pärast näeb, mis seal peal siis oli. nii, aga kas me siis tõmbame tolle saladuslauri maha või? Avame siis ära, jah? nii, aga Mati, tule mulle appi siis. Siit poolt küll. nii, hoidka rühtu. Siia poolele. Jah. Oppa! Läks! Oppa! Aga ütled sa mõne sõna veel siia lisas kahve? No ma panin selle teksti nagu eesti keelde, aga Mati tuttavad panid selle siis Võru murdesse. nii, mis tal siis on? Linnami parku, nii tõisi, mõtsi eläjaid. Ütle sõnaga, puul, kas nüüd see on tõsi või on ta puul naljaga, et selle mõtsiale on tehtud ausammas. Ja loodame, et ta nüüd, et ta parandas meile seda tsia, ütleme siis arvukust või tõst meil jahimeeste seisukohalt, miks tahasid oda, et hästi palju teda olesi, aga maainimeste, talumeeste koha pealt äkki ongi parasjagu praegu. Mul on tähendab eriti hää meel siin teie ees seista just seetõttu, et jahirahu ole pidanud siin palju aastaid välja kuulutama, aga jahirahu koos tänusamba avamisega, see on nii Võrumaa kui ma usu terve Eesti kontekstis hoopis midagi muud. Ja mille lõppseale ja mitte jänisele või maiaile või põdrale, et tegelikult eks see mõtsiga ehk pahv ole meile jahimehile ja üleüldse meie ajaloos ka juba meie korilastest, küttidest esivanematele üks väga oluline loom olnud. Ei saa üle ka ümber tema väärtuslikust lihast, selle liha kulinaarsetest omadustest, aga teisipidi on pahv ka jahimehele olnud võrdväärne vastane metsas. Et mõtsiga üle kavaldada, selleks tuleb üks päris hästi tema bioloogiat tunda ja ainuüksi bioloogia tundmisest jääb väheks, et tuleb olla ka täpse silma ja kindla käega, et vajalikul hetkel talle õieti pihta saia. Ja metsja eriliselt teeb võib-olla võrreldes teiste metsaelanikega eriliseks tema jahi see, et kõik te teate, kui hää on metsja haistmine. Et kui me kõneleme siin oma väärtjahipenidest, siis metsiga oma haistmise poolest on kõrdades penist üle. Nii et jah, metsja jaht on ajast aegu olnud midagi erilist. Ja miks me teda tänada eriliselt tahame, on muidugi suuresti ka see, mis on metsja asurkond pidanud viimase 5 aasta jooksul üle elama. See katk, mis meie maile saabus, tegi siin päris korralikku hävitustööd. Ja kui nüüd võrrelda
tähendpäevast olukorda 5 aasta tagusega, siis tuleb paraku tõele au anda, et ega me ei ole kaugeltki veel jõudnud aega, kus võiks hakata sea arvukust tõstma. Et Eesti on selles suhtes õnnega koos, et meil ei ole viimasel paaril aastal kodusigade suremisi olnud, aga kui käia, mis meie naabritel toimus, Läti, Leedu, Venemaa, siis ei ole see olukord sugugi veel nii roosiline. Ja sestap on riik pannud kohustuse meile jahimihile täitmiseks, et me peame hoidma veel tõenäoliselt nii mõnedki aastad sea arvukuse päris madalal. Ja mõeldes selle kõigi peale tagasi, siis minu arust Tarmol väga tänuväärne idee. Nii et ma ei tahakski seda juttu pikemaks venitada. Mul on au taaskord Võrumaa mõttselajaile kuulutada välja jahirahu, mis kehtib väljakuulutamise hetkest kuni jõulupühade lõpuni. Aitäh! Aitäh!